Ülikool koolitunnis. Ligipääsu teadmistele annab sulle Tartu Ülikool. Tere! Mina olen Tuuli Tuisk, Tartu Ülikooli Läänemere soome keelte foneetika teadur. Ja räägin teile täna liivlastest. Liivlased on Läänemere soome rahvas, kes on elanud praeguse Läti riigialal juba ammusest ajast. Nad on Läti põlisrahvas, kes on vähehaaval lätlaste hulka sulandunud. Samas on ajalugu, keel ja kultuur ühendanud liivlasi ja eestlasi rohkem kui arvata võib. Liivlased elasid 10.–13. sajandini suurel alal praegusest Läti riigist, ulatudes isegi kuni Pärnu jõeni Eestis. Ajalooliste asualade järgi on eristatud Kuramaa ja Liivimaa liivlasi. Liivimaa liivi keelest teeme kõige rohkem tänu salatsi ehk salatskriiva liivlastele, kes rääkisid oma keelt veel 19. sajandil. Kõige kauem püsis liivi asustus Põhja-Kuramaal. Tänapäeva liivi kirjakeel ongi Kuramaa liivi keel. Liivi keelt on kõneldud ikka põhiliselt Lätis. Läti keel on Indo-Euroopa keelkonna Balti rühma keel. Liivi keel kuulub aga soome-ugri keelte Läänemere soome rühma, nagu eesti ja soome keel. Eesti ja liivi keele põhisõnavara on sarnane. Näiteks maa on liivi keeles moo või maa. Küla on kila, ema on jema. Liivi laensõnu on ka tänapäeva läti keeles, nagu vai ja vajag. Teisalt on ka liivi keel läti keelest üle võtnud rohkesti sõnu ja muid eripärasid. Esimesed liivlastele mõeldud liivikeelsed raamatud, Matteuse evangeeliumi tõlked, ilmusid 19. sajandil. Raamatute tõlkijaks oli Jaan Prints oma poegadega. 20. sajandi olulised liivi kultuuritegelased ja haritlased olid näiteks Koorlis Talte ja Peeter Tamberg. Liivlaste ja liivikeele rahvusvaheline teaduslik uurimine algas 19. sajandi keskel. Soome keeleteadlane Anders Johan Sjögren hakkas koostama liivikeele sõnaraamatut. Tema töö viis lõpule eesti keeleteadlane Ferdinand Johan Wiedemann. Liivikeelt on uurinud ka näiteks soome keeleteadlased Emil Nestor Sedälä ja Lauri Kettunen. 20. sajandi teise poole silmapaistlev eestlasest liivikeele uurija oli Eduard Vääri, kes käis aastakümneid liivikeele retkedel. Hoolimata liivikeele kõnelejate arvu järsust vähenemisest 20. sajandil elab liivikeel ja kultuur ka tänapäeval mitmel viisil edasi. Kohtades, traditsioonides, luules, muusikas ja raamatutes. Liivi kogukond Lätis on iga aastaga muutunud aktiivsemaks. Liivi keelt õpetatakse koolides ja lastelaagrites. Peetakse liivi kultuuripäevi, liivi koorid laulavad liivi laule. Muusik Julgis Talte ja keeleteadlane Valter Streit on liivlased. Võiksite anda laskeva aadimast ja lasta ieka biiže inšaks? No, to tänä. No? Piški, liiva, tika. Ja kes sa oot? Ego me Julgisen kilas tässä Kostregal. Ja Julgi elab Kostregal ja tämän on tässä kana, tikad, lapst. Nää. Jaa, se on nuor tika, se on, kui vana se tika on? Piški tika on 2 nädilt vana. Se tika on 2 nädilt vana. Jõvad puašad mädäkil, kõzis puašad moosakil. Chicha, chicha, chicharlinkist, nii humaiga hilsenuus. Chicha.